Tervist! Täna mul on siin üks mootorlaua peal jälle. Tegu on esimese põlvkonna RS6-ga. Ja siin olid mõned hädad, mis juba mitu aastat omanikku kimbutas. Et teatud pööratel oli mingi imelik plärin sees. Ja siis saigi esialgu ketivingutid ära vahetatud mootoril, mis on tüüpena nendel. Aga sellest on juba 3 aastat äkki möödas. Ja see viga jäi endiseks ja siis sai arvatud, et väljalaskkollektoritega mingi häda. Aga noh, et neid kätte saada, tuleb mootor maha võtta. Ja võtsingi mootori maha siin ja siin tuli veel mitu uut viga välja. Et vaatamegi, mis siin häda on nagu. Kõigepealt on sellised kunstiteosed siin. Keegi on keevitamisega kõvasti vaeva näinud ja pole pidama jäänud, siis on veel summuti pastat pandud peale. Et vasakpoolne on veel tugevdamata sukk, mis ei ole hea turbomootoritele. Ja esimene pläri, see, mis koht oli siin. Et mul hetkel on veel tööprotsess pooleli. Siia lähevad uued roostavavad, tugevdatud summutisukad. Teine plärisemiskoht on siin, mis võis tekitada seda, et need plekid on lahti siin peal. Need on muidu katalüsaatorid, need on tühjaks tehtud seest. Ja arvatavasti on need plekid lahti lõhutud ja pole korralikult tagasi keevitatud. Nii, järgmine nädal on vasakpoolse turboga. Siin on päris pikk pragu sees. Ja siit edasi minnes, kui näete, siin kollektori sees on torud. Et see toru on lahti siit. Lisaks, kui mootor maas juba on, siis ma vahetan ka selle käigukasti tagumise simmeri ära siin. Siis siin pool on mootori padi pooleks ja siin taga on õlijahuti. Ja siin on jälle see plastikust toru õlijahutil, et see on lekkinud siin nüüd. Ja siin laua peal on mul generaator. Et vahepeal oli probleeme ka laadimisega. Et siin on harjad on otsa korral. Lähevad need ka uued. Et hetkel ongi, et ma vahetan selle turbo ära. Et omanik sai kasutatud turbo, teise korraliku, mille oli jälle see pragu. Keevitan selle väljalaske kollektori ära. Summuti sukad pean ära keevitama veel. Et need ma punktisin auto all ära, kui mootor küljes oli. Siis on need kaugused ja nurgad jäävad paika kõik. Ja siis on maas nüüd hea lihtne keevitada. Siis ma võtan veel selle teise poole kollektori maha, vaatan selle igaks juhuks üle veel. Selle poole turbo on kunagi vahetatud. Et see omanik sai ka selle poole turbo kasutatud uue. Aga ma jätan selle siia külge, selle vahetatud turbo, sest sellel ei ole probleeme. Ja siis teen nüüd õlilekked ja jahutuslekked ja generaatori remondi ära ja siis saab peale tagasi panna mootori. Muidugi siin on eelnevalt keegi kallale jäänud juba. Et on need mutrid on valed. Et siin peaks olema sellised mutrid, et ma saan mutri seest keerata võtmega. Et siin ei ole ruumi, et padrunid peale panna, lahti keerata. Ja siin on tavalised mutrid pandud ja nende lahti saamine oli pärast töö. Et nüüd lähevad need ka õiged asjad. Siinpool sai siis turbo külge koos kollektoriga ja suka sain ka ära keevitatud. Selle pleki sain kinni ja siia läksid nüüd need õiged mutrid. Teise poolega on hetkel küljest ära.
siin oli see õlijahuti, siin käis see õlijahuti jahutusturu plastikust. Uus läheb siis metallist, see on lastud ise treida ja kellel huvi, siis saab minu käest seda tellida. Nii, et see RS6 sai siis valmis, et vaatame, mis järgmine kord teha on. Et sellel kadus see hääl ära, mis teatud pöördega tekkis, see resonantsi hääl. Ja lekked on ka kõrvaldatud, et nüüd peaks olema hea jälle mõneks ajaks.